Mida kujutab endast hüpnoteraapia? Kas tegu on tõepoolest justkui võluvitsaga, mille abil on võimalik lahti saada ärevusest või siiski uhhuu-teadusega? Katsetame omal nahal järele. Minuga on siin hüpnoterapeut Kati Pajaorg. Räägi mulle lähemalt, mida üldse hüpnoteraapia endast kujutab? Jaa, ütleme, et ma räägingi täiesti nagu praktiliselt, et ma aitan klientidel vabaneda olukordadest või tegelikult nagu mõtetest, mis loovad käitumist, mida nad ei soovi oma ellu või teisest küljest, mida nad soovivad oma ellu. Näiteks selline näide, et ütleme, et esimene partner elus ei õnnestunud. Valid järgmise partneri, vaatad täpselt samasugune, täpselt see, mis ennem ei toiminud, täpselt samamoodi ei toimi. Ja see on sellepärast, et me läheme sama eeldustega uude olukorda, lootes saada teist tulemust. Et tegelikult hüpnoteraapia aitab inimesel enda mõista, et miks ta poolkogemata ise valib neid samu olukordi, millest olla ei taha. Ja see kehtib tegelikult nii suhetele, hirmudele, enesekindlusele, millele iganes. Kuidas see erineb meditatsioonist? No meditatsiooni inimene oma peas nagu suunab, aga hüpnoteraapias siis ütleme, terapeut aitab jõuda algpõhjusteni, et tegelikult nagu fix your brain või siis ütleme, uurib sinu enda põhjuseid, et miks sa seda endale tekitad, et väga raske on olla nagu endal nagu sihuke küsitleja ja analüüsija, siis vabalt nagu vastaja, et sellepärast on vaja head hüpnoterapeuti, et saada algpõhjustele lähemale, aga seal on sellist nagu meditatiivset osa ka, et näiteks mina isiklikult teen igale kliendile pärast hüpnootilise audio, mida ta peale seda hüpnoteraapiat kuulab selleks, et aidata tal veelgi rohkem endasse sisse lasta võimsad uued positiivsed ja elujaatavad uskumused, et tekiks selline järjest tugevam neuronite vaheline ühendus seal ajus. Tekiksid uued ühendused ja siis need vanad ebasoovitavad tegelikult ka lõppevad, sest et ei saa minna aju sisse midagi negatiivselt katki lõigata, meil on vaja vanad ühendused ära nõrgendada, et uued üles ehitada ja siis, kui need uued ühendused on olnud, mis on tulnud, mis on positiivsed ja rõõmsad sellised uskumused, siis on nende baasil on palju lihtsam opereerida, et me ei kahtle endast nii palju, oleme enesekindlamad, rõõmsamad, mõtleme vähem üle. Ma arvan, et enamus inimesi on näinud neid videoid, kus hüpnotisöör on lava peal ja siis paneb inimesi tegema ükskõik mida. Kas me hakkame ka siin nii tegema? No ma arvan, et see on ikka suur kunstiline liialdus, et filmis on nagu väga põnev või turvaline vaadata, näe, ikka kellelgi on võim ja headus võidab kurjused, aga minu kogemuse põhjal ei ole see võimalik. Jah, mõni inimene on nagu väga selline kiiresti lõdvestusse läheb ja see on pigem sellest, et ta on väga valmis muutuma, tal on rohkem nagu vähem tuge vaja. Ja teised inimesed on ütleme, kes nagu niivõrd kahtlevad, neil on nii pikalt, nii kehvasti olnud, neil jääb rohkem aega lihtsalt, et headust ja paremaid mõtteid endasse lasta. See, mis filmides näidatakse, on minu hinnangul kunstiline liialdus. Aga mis meil üldse saama hakkab siin järgmiste nädalate jooksul? Ma saan aru, et meil nüüd tuleb seanss ja mis siis edasi? Kas ühe seansiga ma olengi nüüd terve ja mul ei ole ärevust? Ja minu kogemuses on mitmeid klienti, kes on oma ärevusest vabanenud vaid ühe hüpnoteraapia sessiooniga. See on minu absoluutne kogemus, aga see ei ole 100%. Aga võib saada väga suure sammu edasi ja mõista, kuidas alateadlikud piiravad uskumad, mis need on ja kuidas nad on tagasi hoidnud. Et tegelikult see ärevus on pigem selline pidev ülemõtlemine. Ja ühe väljundina näiteks, et juhtus mingi kehv sündmus ja sageli inimestel lapsepõlves, kui pere ei ole toetav, on palju kehvasid sündmuseid, siis ta nagu ei taha seal enam olla, ta nagu põgeneb selle eest. Aga see on kõik tema peas, sest ta ei ole seal pere juures, kui ta on täiskasvanud. Ja sa ei saa oma peas millegi eest ära põgeneda. Sellepärast on vaja ajule anda teine vaade, mis seal lapsepõlves toimus ja selgelt nagu mõista, et see kõik on möödas. Ja kui me nii räägime, siis ei tekita nagu sellist erilist tunnetust. Aga kui olla lõdvestuses ja minna lapsepõlve mälestuste juurde ja neid näha täiesti teistmoodi, neid saab isegi ära muuta. Ma annan klientidele uued mälestused, kui ei olnud kokkuhoivat ja armastavat pere ja kui see on nagu kliendi soov, kui ta on seal tagasi mälestuses väikse armsa lapsena,
siis ta näeb oma pere teistmoodi, et temast hoolitakse, talle antakse aega ja tähelepanu, ta saab seda armastust ja kuuluvust, ta näeb seda ja see tekitab talle tohutu rahutunde. Ehk siis põhimõtteliselt hüpnoterapeut paneb inimestele nii-öelda mälestusi enda aiu? Ei, iga klient saab täpselt sellised mälestused, mida ta oleks tahtnud, et oleks olnud. Mis tegelikult ei vasta tõele? Ja mis on see mälestuste tõde? Kui me vaatame, läheme mingi sündmuse juurde tagasi ja küsime erinevate inimeste käest, kuidas see sündmus oli, siis kõik annavad oma vaate. See vaade sellele sündmusele, jah, on justkui tema reaalsus, aga see ei ole tõde. Ja see tema reaalsus, et ta ei kuulunud, tast ei hoolitud, ta ei saanud tähelepanu, on tema peas. Ja see ei toeta teda ja see muudab teda ärevaks. Aga võib-olla vanemad armastasid oma lapsi, aga ütlesid, ma olen nii väsinud, ma tulin töölt ja raha teenimine on nii raske ja mis siin ikka ja ole oma, et katus on pea kohal ja kõht on täis ja tundub nagu fine, aga lapse hinge jääb. Issakene, ma pole üldse piisav, nad ei pane mind üldse tähele. Et selles mõttes, kui anda vaade, et ema oli nagu väsinud, ta tegi, mis ta suutis ja sinus laps hakkab arvama, et tema ei ole piisav, et see ei ole lapse süü. See annab inimesele teise vaate selle samale olukorrale. Okei. Aga siis hakkame pihta, vaatame. Ja Merilaniga me teeme täna ägeda hüpnoteraapia. Ja kas sa ise räägiksid palun, et millest sa tahad vabaneda või mis teema see on, millega sa tahad täna tegeleda, et hüpnoteraapia sind aitaks? No üks asi on kindlasti ärevus. Ma tunnen, et mu töös ajakirjanikuna mulle väga ei meeldi inimestele helistada. Ma pean ennast tund aega enne koguma, kui ma suudan selle kõne teha. Et sina saaksid suurt kasu, kui sa rahuneksid maha, et kui see ärevus lõppeks, selline ülemõtlemine. Sa saaks oma kõnesid kiiremini teha, teeksid ruttu ära, sa oleksid efektiivsem. Ise valid, kas teed rohkem tööd või puhkad rohkem. Seltskonnas saaks rohkem nautida, küsimused oleks paremini meeles, et see kasu oleks nagu tohutu, kui see liiga selline ülefunktsioneeriv, veidike ärev olemine, ülemõtlemine lõppeks. Ja teine asi on see, et mul on vaja hästi palju välist kinnitust ja tähelepanu, et ma kuidagi ei oska seda iseendale võib-olla anda sellisel määral ja siis ma kogu aeg ootan seda kõigilt teistelt, eriti just elukaaslaselt, et kogu aeg on vaja tähelepanu, sa pead mulle ilusti ütlema, sa pead mulle seda tegema, sa pead seda toda tegema, et kogu aeg seda kinnitust otsin igalt poolt. Ja kahju kuulda ka selles mõttes, et see on endale eelkõige väsitav. Teised ka võib-olla toredad, head inimesed, lahked inimesed, nad ütlevad sulle, mis sa soovid, aga nad ei tea, millal seda soovid, et selles mõttes on muidugi mõistlik ka sellest sümptomist vabane. Iga päev kell 5. Tund aega. Kiida. Aga sellega on selline väike aga, et kui sa ise seda ei tunne, ise endale ei anna, et sul ei ole sellist tunnet see, siis teised lahkesti annavad, aga see ei lõppe kunagi. Ei saa nagu piisavalt. Kogu aeg on puudu. Liiga vähe. Okei, ma vahepeal eksin, aga muidu ma olen tore äge inimene. Ja teised ütlevad ka, see mul tuli nii hästi välja. Siis sa saad veel sellise mõnusa, teistelt ka sellise topeltannuse. Aga see baas peab endas olemas olema ja see on meis kõigis olemas, kui me sünnime, aga lihtsalt kuskil ta läks kaduma ja seda me lähemegi täna uurima. Lihtsalt hinga ja ma tahan, et sa lased oma lõua pisut allapoole, Merilin. Sul on just kui sama tunne, kui vaatad kõrgelt rõdult alla või vaatad 10 trepiastet enda ees allpool. Ja ma tahan, et sa kujutad endale ette, et sa astud need 10 sammu trepist alla. Ja kui sa seda teed, siis sa näed, sa kuuled ja sa isegi tunned oma jalgu liikumas. Ja sa astud 10. ja 9. astmele just nüüd. Iga sinu lihas, iga närv lõõdvestub ja sa lõõdvestud ja sa astud 8., 7. astmele ja langed lihtsalt, kergelt, pingutuseta, võimsasse, vabastavasse, tervendavasse hüpnoosi. Ja lihtsalt lõõdvestu ja sa vajud sügavamale ja sügavamale, kõige võimsamasse, vabastavasse, tervendavasse hüpnoosi. Seega, Merilin, mine sügavamale, lasku sügavamale, lange sügavamale
iga kord, kui ma sõrmi nipsutan ja ütlen mine sügavamale, lasku sügavamale, lähed sa sügavamale ja 10 korda sügavamale ja 50 korda sügavamale võimsasse vabastavasse hüpnoosi ja sa saad suure selge kontakti iseendaga. Ja nüüd, kui ma loen 5 tagasi, siis sinu absoluutselt briljantne, fantastiline alateadvus Merilin, ta viib sind otse tagasi aega, paika, sündmusesse ja kohta, mis on kõik seotud sellega, et sa hakkasid tundma ennast ärevalt, ebakindlalt. Ja 4, 3, 2, sa lähed tagasi, tagasi, tagasi. Aastad, kuud, nädalad, päevad lihtsalt kooruvad sinu pealt maha, kui sa lähed tagasi ja satud otse võimsasse, elulisse, olulisse aega, paika ja mälestusse, Merilin, mis on algus, põhjus ja tekitaja, miks sa hakkasid endas kahtlema ja sa muutusid ärevaks. Ja kui ma nipsutan sõrmi, siis nagu televiisoriekraan selgineb, ta täidab sinu meeled üks mälestus. Ma küsin küsimusi ja seda täpselt, kus sa oled ja mis toimub seega, Merilin. Kus sa oled tagasi? Kas sa oled sees või sa oled väljas? Toas. Kas on öö või on päev? Õhtupool. Poolik. Ja väga hästi. Kui vana sa oled umbes? 15. 15. Kas sa oled üksi või keegi on sinuga koos? Emaga. Emaga koos, väga hästi, Merilin, lihtsalt tea, kõik, mis sina teed või ei tee, on õige. Ja ainus, mis me teada tahame, on see, Merilin, mida sa näed, kuuled, teed ja koged, kui sa oled päeval toas koos emaga, kui sa oled 15-aastane. Mis toimub sinu ümber? Ma olen emaga köögis ja ma just olin ennast kirja pannud, et ma lähen Eesti meistrivõistlustele võistlema. Ja siis ma rääkisin sellest köögis emale ja siis ema ütles mulle selle peale, et mis sa lähed sinna võistlema, sa ju nagunii kaotad. Mul just lõppes teraapiaseanss, mis kestis umbes 2 tundi ja selle käigus me läksime tagasi 3 minu mälestusse lapsepõlvest ja me andsime neile nagu uue tähenduse või uue pildi, kuidas seda vaadata. Ja pean tunnistama, et paar korda paetasin mõned pisarad ka. Aga siis, kui me hakkasime neid olukordi kuidagi ümber mängima või ümber lükkama, siis oli väga vabastav öelda näiteks lauseid, et see ei ole enam mina, ma ei ole enam 10-aastane, ma olen võimas, ma olen enesekindel, siis see oli jah, kuidagi vabastav ja tekitas sooja tunde sees. Minu seansist on möödas nüüd 15 päeva ja ma mõtlesin, et ma teen väikse vahekokkuvõtte, kuidas mul olla on ja kas ma olen mingeid muutusi märganud. Ütlen kohe ära, et üks seanss kindlasti ei muuda mitte midagi. Sul on vaja ise igapäevaselt teha selle nimel tööd, et mingi muutus toimuks. Näiteks mina olen saanud erinevaid ülesandeid, mida ma olen pidanud tegema igapäevaselt. Näiteks üks on hingamisharjutus, teine on tänulikkuse harjutus, kus ma pean olema üüber, super, hüper, tuper tänulik mingite asjade eest või inimeste või kogemuste eest enda elus. Ja iga päev on mul vaja kuulata 20 minutit audiot, kus siis terapeut ütleb mulle erinevaid motiveerivaid lauseid, toetavaid lauseid, mingeid sõnu, mis aitavad mul endal olla enesekindlam ja mis julgustavad mind. Üks muutus oli see, et mõned päevad pärast seda seanssi minu üheks probleemiks oli see, et ma kartsin inimestele helistada, ma kartsin kõnesid vastu võtta, kuigi see on mu töös ja ettevõtjana väga oluline osa, siis märkasin üks õhtu, et oi, ma olin päeval ühe telefonikõne vastu võtnud niimoodi, et ma isegi ei
kõhelnud kordagi. Kui varasemalt ma alati läksin otsima, et kes see helistab mulle, et enne kui ma vastu võtan, siis sel korral ma lihtsalt võtsin vastu. Ja ma pärast hakkasin õhtul mõtlema, et oi, see on küll huvitav muutus. Ja sellest edasi mul on läinud palju-palju kergemaks. Ja mis ma olen veel märganud on see, et ma ei ole enda suhtes enam nii kriitiline. Võib-olla sellel on oma osa ka see, et ma hetkel treenin fitmodelliks ja ma näen igapäevaselt, kuidas minus toimuvad mingid muutused. Ja kuna mul on paigas uni, mul on paigas trennid, mul on paigas toitumine, siis kindlasti on sellel ka oma osa. Seal on erinevaid variante, kuidas kuhugi jõuda. Ja eks igaüks saab ise valida, millist teekonda ta ette võtta soovib. Ja ma olen väga tänulik, et minul oli võimalus hüpnoteraapia seanssi üldse kogeda ja et ma olen saanud endale sellise audio, mida ma tegelikult saan kogu aeg kuulata ükskõik millal ja see on mul elu lõpuni olemas. Ehk siis, kui mul on vaja mingit väikest kikki enesekindlusesse või julgusesse, siis see on just täpselt see hea koht, kuhu tagasi pöörduda. Tunnistan, et vahepeal mingid päevad on olnud väga tüütu, et sa pead nüüd, mul on veel vaja see audio ka kuulata ja kell on võib-olla 11 või 12 õhtul, aga mis sa ikka teed, paned silmad kinni, lähed voodisse ja siis hakkad kuulama. Et siiani mina tunnen, et seal on olnud ainult positiivne mõju, aga ma ei ütleks, et see on ainus viis, kuidas sellisesse punkti jõuda. Minu hüpnoteraapia seansist on nüüdseks möödas 6 aega ja minu viimasest sellest audio kuulamisest on 2 nädalat möödas. Mida mina olen tähele pannud on see, et ma olen iseendaga palju positiivsem. Ma ei kritiseeri ennast enam nii palju ja hommikuti ma tunnen, et ma olen tänulik. Ma tunnen, et see, et ma pidin kuulama iga päev seda audiot, kus mulle öeldi positiivseid asju, siis see kuidagi jäi mulle külge. Ja nüüd ma teen seda automaatselt nii, et ma ei pea selle peale enam mõtlema. Põhilised muutused, mis ma olen märganud, on see, et kui varem ma läksin näiteks kuskile peole, siis ma automaatselt eeldasin, et inimesed ei salli mind või et ma ei meeldi neile või nad on minust kuulnud midagi. Siis nüüd, kui ma lähen kuskile üritusele, siis mul ei ole enam seda arvamust ja ma julgen inimestega suhelda nii, et ma ei tunneks, et ma ei meeldi neile. Ja teine asi on see, et ma ei karda enam allikatele helistada, et ikkagist, kui on mingi ebamugav teema, millega tavaliselt ei taha inimese poole pöörduda, et siis ikka on natukene ebamugavust, aga see ei ole selline, et ma ei julgeks üldse helistada. Ja ma saan sellest hirmust päris kiiresti üle. 3. muutus on see, et ma olen palju tänulikum enda elu eest ja ma olen aru saanud, et ma tegelikult olen väga õnnelik inimene ja võib-olla me lihtsalt enda peas mõtleme enda elu halvemaks, kui see tegelikult on. Ja ma olen automaatselt hakanud olema rohkem tänulik. Vahepeal ma lihtsalt mõtlengi, et mul on oma kodu, mul on hea töökoht, kus mulle meeldib töötada, mul on võimalik reisida, mul on armastav partner ja need kõik asjad tegelikult on väga-väga suur väärtus. Mul ei ole rahalisi probleeme ja kõik see on tekitanud selle tunde, et ma olen õnnelik inimene. Kui varem ma pigem märkasin just neid halbu asju enda elu juures, siis enam ma seda ei tee. Kas ma usun, et ainult hüpnoteraapia on see asi, kuidas lahendada enda neid selliseid probleeme, siis kindlasti mitte. Ma arvan, et samasuguse tulemuse võiks saada ka ise kuulates mingeid motivatsioonikõnelejaid. Aga mis minu puhul toimis, on ilmselt see, et mul oli see kikk, et ma pean nüüd tegema seda kindlasti. Ja see tekitas minu sees harjumuse, mis jäi minuga püsima. Et kui sa üksinda hakkad pusima, siis võib-olla on keeruline, et võib-olla mingi, ma täna ei jaksa seda audiot kuulata või ma täna ei jaksa seda tänulikkuse ülesannet teha. Aga kui sul on kohustus, et ma pean need asjad ära tegema, siis sa teed ka. Mulle meeldis, et ma olin pidevas suhtluses terapeudiga ja et ta andis mulle igasuguseid ülesandeid, mida ma pidin tegema. Ja see mõjus mulle väga hästi, et keegi kogu aeg kontrollis, kas mul on tehtud ja natuke nagu koolitöödega, et sul pidid olema matemaatika ülesanded lahendatud.
ja kui ma nüüd võtaksin selle kogu eksperimendi kokku, siis jah, oli tüütu kuulata neid audioid iga päev ühte sama teksti, leida see 20 minutit päevast, et lihtsalt olla pikali ja kuulata seda audiot. See oli vahepeal väga tüütu ja oli keeruline aega leida selle jaoks. Aga lõppkokkuvõttes see mõjus mulle väga positiivselt. Ja kas hüpnoteraapia minu arvates aitab ärevuse vastu, siis kindlasti tal on mingi mõju. Kas sa muutud nüüd pärast seda seanssi ja neid audioid mingi super inimeseks ja nüüd on kõik ülihästi, siis seda ma ei usu, aga see kindlasti aitab kaasa, et sa tekitad endale need positiivsed harjumused, mida igapäevaselt rakendada. Ehk siis minu postitatud hüpotees, kas hüpnoteraapia aitab ärevuse vastu ja aitab muuta inimest enesekindlamaks, siis minu puhul on vastus kindlasti jah, sest et ma olen palju positiivsem ja ma olen märganud, et inimesed mu ümber on muutunud positiivsemaks. Ehk siis ma olen aru saanud, et tegelikult on täiesti mõistuses kinni ja enda mõtetes. Ehk mõtetel on jõud ja see, mida sa endale aju sisse söödad igapäevaselt, mõjutab ka sinu reaalsust.